Tervist! See, millest ma räägin, on väga vana teema. Sellel hetkel, kui hakati kasutaja ja arvuti interaktsioonile tähelepanu pöörama, hakkas tekkima teooria, et seda peaks mõõtma. Kui paljud teist oma projektides mõõdavad kasutatavust? Oli veel? Meil on päris eesrindlik seltskond siin, tavaliselt ei juhtu seda. Alustuseks sellepärast, et disainerid vihkavad matemaatikat võib-olla, aga võib-olla lihtsalt sellepärast, et see on nagu väga keeruline. Ja see sõltub. Räägin natuke ajaloost ka. 2014 sai valmis juhis kasutatavuse mõõdikute süsteem avaliku sektori tarkvarasüsteemidele. Kättesaadav, endiselt kehtib seepärast, et nagu asjad ei vanane kasutatavuse süsteemides nii palju. Võib-olla nüüd tagasi vaadates, et äkki on natukene keeruline dokument lugemiseks, et kindlasti saab seda lihtsamini teha, aga kuskil sellel hetkel sai defineeritud seda, et mida see infosüsteemi kasutatavus näiteks avalikus sektoris, mida ta peaks tähendama ja kuidas võiks seda mõõta. 2023 saime esimese näidis dashboardi valmis, kus oli päriselt nagu selline ilusti esitatud informatsioon. Ma ütlen ausalt, et need mõõdikud, mis seal olid nagu selles eelmises, ja need mõõdikud, mis seal tegid vahepeal ka väikse sellise evolutsiooni, sest algselt me tahtsime mõõta kasutatavuse dimensioone. Kasutatavuse dimensioonid on nagu see, et lihtne kasutada, lihtne õppida, efektiivne ja nii edasi. Süsteemi need natukene muutuvad, sellepärast, et näiteks igapäevases tööriistas efektiivsus on hästi tähtis, aga inimesed on valmis õppima seda natukene. Aga kui sa veebi üles paned, siis see õpitavus peab hästi lihtne olema ja keegi viitsi, ma ei tea, koolitust teha selleks, et seda veebi kasutama õppida. Ja see oli võib-olla selle eelmise süsteemi kõige suurem komistuskivi, et erinevad mõõdikud tahtsid väga minna erinevatesse kategooriatesse samal ajal. Ehk siis nagu oli kuidagi nagu niimoodi, et sa pidid jõuga suruma seda ühte mõõdikut nagu sellesse ühte kategooriasse, kuigi sa teadsid, et põhimõtteliselt teatud juhtudel võib juhtuda, et see võiks olla ka teises kategoorias. Ja kuna sa pidid tegelikult tegema selle rakendamiseks väga konkreetseid otsuseid, siis mingil hetkel me leidsime, et võib-olla nagu kui me lähtume sellest nagu tüüpilisest veebi funktsionaalsusest, sellest, milleks see ette nähtud on, ja loome see mõõdikute süsteemi niimoodi, siis võib-olla seda on lihtsam kasutada, sest seal ei ole nagu võib-olla pikka diskussiooni mingi kategoriseerimise üle või kas meil kehtib või ei kehti. Natuke on, aga ta on kindlasti lihtsam otsustada. Ja see taandus lõpuks sellele, et sellise põhifunktsionaalsuse tasemele, et näiteks kui keegi teeb otsingut, et siis on selge, et tema kõige suurem eesmärk lehel on leida midagi. Suht nagu selline triviaalne arusaamine, aga siis oli väga lihtne ütelda, et okei, aga millised faktid näitavad seda, et see otsing on edukas või tegelikult palju lihtsam, millised faktid näitavad seda, et see otsing ei olnud edukas. Ja kui me räägime sellest, et meil on disainimustrid, et meil on mingi tüüp viis, kuidas me võiksime disainida otsingut, neid on mõned, aga neid ei ole nagu lõpmatu palju, siis tegelikult on välja kujunenud inimestel kasutusmustrid nendele asjadele. Ja mis seal salata, ka mitte-eduka kasutamise mustrid. Ehk siis see, et kui teil ikkagi nagu otsingust nagu tulemusi ei tule, siis on nagu suhteliselt piiratud hulk tegevusi, mida te teete selles kasutajaliideses. Esimene kõige kardinaalsem on see, et te panete selle akna kinni. Enamus inimesi nii kergesti alla ei anna.
Nad tegelevad igast muud asjade veel. Näiteks meeleheitlikult püüavad ümber defineerida sõna, ütlevad 3., 4., 5. leheküljelt piinliku järjekindlusega leida, et kas see on nüüd see, mida ma otsisin, ja nii edasi. Need on suhteliselt tüüpilised käitumismustrid. Ja nende põhjal me siis töötasime välja sellise mõõdikute süsteemi, mis nagu ilmestab seda, et kas sellist fakti on juhtunud või mitte. Ja me saimegi aru, et tegelikult need negatiivsed mustrid on palju lihtsamini tuvastatavad kui need positiivsed stsenaariumid. Näiteks otsingu puhul, kus sa tead seda, et see inimene, kes nüüd nagu kasutas seda otsingut, leidis selle, mis ta tahtis. Veebis nagu ei näe see üldse kuidagi välja. Inimesed teevad palju rohkem tegevusi siis, kui nad ei leidnud seda, kui nad leidsid seda. Sest nad nagu tegid selle ühe lahti ja vaatasid, ja kogu moos. Nad rohkem ei kasutanud seda veebi, sest nad said seda, mida nad tulid otsima. Aga kui palju tegevusi teevad inimesed, kes ei leidnud, mida nad otsisid, nad proovib uuesti ja meil jääb palju pikem märgirada maha. Ja siis me mõtlesime seda, et et tegelikult oleks täiesti loogiline, et otsingu kasutatavuse protsent on 100% nii kaua, kuni ma ei leia ühtegi fakti, et see ei ole hea. Ja sellest hakkasime siis edasi nagu lahendama seda kõike. Räägin korraks sellest, et miks see halb kasutatavus üldse ärile halb on. Ma usun, et siin kindlasti kellelgi mingit üllatust ei tule, aga me räägime nagu sellest sellepärast, et need on ka vihjed sellele, milliseid fakte mõõta. Maine kahju ja usaldusväärsuse vähenemine me saame mõõta kaudsete vahenditega. See on väga suur põhjus, miks näiteks soovitusindeksid mõõdetakse täna ja see on korrelatsioonis kasutatavusega, miks SOS-i küsimustiku põhist kasutatavuse mõõtmise meetodid kasutatakse. See, kui ebapiisav info on toote-teenuse kohta, siis keegi ei telli lihtsalt neid tooteid ja teenuseid, siis keegi ei telli tooteid ja teenuseid, millest nad aru ei saa, eks ole, ja nii edasi. Ehk siis nagu, või keegi lihtsalt ei kasuta e-teenust, ja nii edasi. Ehk siis nagu tegelikult nagu me peaksime nagu igapäevaselt tegelema selle nimel, et meie e-keskkonnad oleks kasutajasõbralikud. Aga kes on näinud halba veebilehe otsingut? Käsi püsti. Tõsi, jah? Mis teeb ühe veebilehe otsingu halvaks? Kas see, et disainer ei saanud aru, et nagu selle sisestuskasti kõrvale käib nupp? Et kuidas need töötavad, et disainer pani seal puusse või? Mis te arvate? Asi ei ole üldse kasutajaliides, on ju. Lihtsalt see ei tööta, tulemus ei tule selline, mida ma otsin. Nagu. Ja selle nagu probleem on nagu selles, et kasutatavus ei looda disaini faasis ainult. Kasutatavus hakkab elama oma elu. Selle hetkel, kui keegi tegi esimese artikli sisust, ta mõjutas nagu selle veebilehe kasutatavust väga palju ja eriti näiteks otsingu puhul. Ehk siis täna, miks meil on kasutatavust väga raske hoida, on üks nagu põhjus on see, et see sisu muutub. Ja vastavalt sellele, kuidas see sisu muutub, see veebileht interaktiivselt üritab sind edasi aidata. Ja sisuliselt on sul võimatu hinnata igat potentsiaalset stsenaariumit, eriti kui sul sisu on hästi palju. Ehk siis sul on palju sisu erinevas vormis, need on piltide, tekstina, alttekstidena, igasuguste muudes formaatides, nuppudena, mingisuguste, ma ei tea, mingi klikatavate aladena. Ja selle loomise eest, selle sisu loomise eest vastutab tavaliselt väga palju inimesi. Alates disainerist kuni nagu palju sisuloomega tegelevad inimesi, erinevad organisatsiooni mingisugused osakonnad vastutavad oma osa eest ja sisuliselt on see inimeste ring nii suur, et isegi kui mul on reeglid, mida ma peaksin, nagu, et kõik peaksid jälgima, siis nende reeglite nagu hindamine, kaasajastamine, kontrollimine ja üldse nagu nende reeglite vastu see sisu loomine on väga suur ülesanne. Ja me täna nagu väga tihti lihtsalt nagu usaldame, et see kuidagi toimis. Et nagu nad tegid nii
nagu meil reeglid ette nägid, kuni siis tuleb välja, et nad ei teinud ja siis tuleb palju pahandust, aga no põhimõtteliselt nagu me ikkagi usaldame inimesi väga palju. Ja no leht vahest muutub salaja, mingisuguste tehniliste tegevuste tõttu. Meil on leht küll laivis, aga siis nagu tuli välja, et mingisugune bugi oli, siis me parandasime see bugi ja siis tuleb välja, et pool eestikeelset sisu on muutnud ingliskeelseks või vastupidi. Noh, mingil lehel näiteks. Ja meil lähevad lingid katki ja meil kaovad ära mingid sisud ja meil juhtub väga palju selle veebiga kogu aeg. Ja noh, me teame, et nagu normaalne veebileht ei tehta ühe korra valmis, sest ei ela seal, vaid seda kogu aeg arendatakse edasi ka. Siis kasutajateekond täna sisaldab väga palju erinevaid seadmeid. Veebe on mitu tükki, mis juba seda sama sisu näitavad võib-olla erinevas vormis natukene, siis meil on mingid äpid, siis meil on mingisugune telefoniteenindaja, kes ka justkui peaks meid õpetama kuidagi, meil on mingi iseteeninduskeskkond, kes peaks minu fakte teadma hästi, on ju. Ehk siis see üks kasutajateekond selle ühe teenuse tarbimiseks ja ka rutiinseks tarbimiseks sisaldab väga paljusid erinevaid stsenaariumid ja teekondi. Ja kogu aeg olla kursis sellega, et kas nagu mingil teekonnal kõik asjad ikkagi töötavad, nii nagu kõik need teised teekonnad töötavad, selle fakti teadmisest või kindlustunnet ei ole, et ütelda, nagu meil töötavad kõik asjad. Kogu aeg. Ja et see nagu liiga lihtne kuidagi ei oleks veel, on ju. Et siis inimesed ka muutuvad. Et see, mis täna oli minu vajadus sellel teekonnal, piisab ühest kodalikust skandaalist meedias ja meie inimeste eeldused, meie kasutajate eeldused on hoopis teistsugused, mis on norm. Kahjuks me väga tihti ei tea sellest veebilehel olevast veast väga pikalt. Sellesama mõõdikute projektiga meil juhtus, oleme üks väga hea klient, on ju, aga tuli välja, et näiteks väga pikka aega nende jaluses olnud tule meile tööle link oli broken, katkine link. See 5404 lehele. See ei kaua olnud niimoodi. Me ükskord tegime kasutatuse testi ja kliendil oli probleem, et Saksamaal ei tellita eriti seda meie teenust. Ja siis tuli välja, et tehniliselt see Saksamaa tellimisvorm ei töötanud. See oli olnud aasta otsa üleval, keegi ei tulnud selle peale, et see ei tööta äkki. Eks need näited tuleb veel. Me loome kogu aeg uusi lehti, me viitame, üks päev tuleb lingi sisse tühik. Ehk siis need probleeme juhtub ja palju ja kogu aeg. Meil on kogu aeg veebis midagi katki tegelikult. Ja siis me jõuame selleni, et kes meist armastab anda tagasisidet. Eriti, kes meist armastab anda tagasisidet veebilehele, mis on informatiivne. Okei, muidugi, keegi veel. Ehk tegelikult me vihkame tagasisidet, sest me eeldame, et see võiks töötada ja kui nagu see ei tööta, siis me lihtsalt ei kasuta seda, kui me saame, aga me ei hakka kellegi kirjutama, et kuulge, teie see link on katki. Seda juhtub nii harva. Kes on nagu haldab veebilehti, kui tihti te saate päriselt sellist konstruktiivset tagasisidet oma klientidelt nagu, ja leiate, et jah, see läks eile katki. Suure tõenäoliselt teate, et see leht tehti mingi 3 kuud tagasi ja see oli juba ennem ka katki, aga nüüd keegi viitsis saata meile kirja selle kohta. Ehk siis tihti need asjad on katki kaua. Kuidas siis see kasutatavus mõõta? Kuidas me saame teada kiiresti, et need asjad ei tööta? Esimene asi on see, et meil on veebianalüütika platvorme. Mitu tükki, väga head, väga mugavad. Mingit põhjust, miks me mõõta seda ei saaks, ei ole. Ja meil on peamiselt 2 platvormi, millega me oleme töötanud, on Pivik, Matomo oli ennem. Seal on Tag Manager ilusti olemas, hästi hea. Aga veel parem on Google'i omad. Eks meil on Google Tag Manager, Google Analytics ja see kompott seal on ju.
Jah, neid saab ka käsiti teha, nii et ei kasuta mingit platvormi, platvormi on kasutada lihtsam. Tavaliselt, kuidas me teeme seda, on see, et siin on auk. Et see Google Tag Manager on see asi, mis meil võimaldab niimoodi pointida välja seda, et mis on tähtsad sündmused. Ja kui ma rääkisin seda, et inimestel on mingisugune tüüpiline käitumismuster, mis nad teevad siis, kui on asjad katki, siis me oleme kirjeldanud endale terve hulga selliseid sündmusi, mida tuleb nagu siis leida, kinni püüda. Ja tavaliselt siis see projekt algab sellega, et me kirjeldame sellesse Tag Managerile need sündmused ära, vaatame, et veebilehel nad ilusti töötavad ja analüütikseks hakkaks tulema informatsioon selle kohta, et selline sündmus juhtus. Üldiselt me võime siis jälgida sündmusi Google Analyticsist. Kes käib iga päev Google Analyticsis? Kui ma ütlen, et te peaksite minema Google Analyticsisse eelduses, et teil on ligipääs sinna oma organisatsiooni Google Analyticsisse, siis mis tunne teil on? No, oh my god, ma pean hakkama mõtlema, kuidas see käis või? Kas mul üldse ligipääs on või? Keegi midagi kirjutas. Võib-olla küll. Kas see on nagu üldine leheaadres või meil on mingi eriline aadres? Ja siis, kui te sinna jõuate, ja siis vaatate, et on küll mingid numbrid, aga me üldse aru ei saa, mis toimub. Ja paljud on nendes null või ei tööta ja ma pean minema sinna kaevama ja see uus Analytics on veel eriti tore, seepärast, et sa pead nagu hästi paindlikuks on kõik tehtud ja siis sa pead nagu minema nagu ja olema tõeliselt nagu loov selleks, et seda numbrit kätte saada. See ei ole, kui sa igapäevaselt kasutad, see on väga paindlik, tore keskkond, sa saad kõik numbrid kätte, aga kui sa tahad nüüd teada nagu mitmel protsendil kasutajatest, näiteks tuli 0 otsingu tulemust, siis mis sa pead tegema, sa pead kõigepealt minema vaatama, mitu kasutajat meil üldse käis. Mitu nendest, see on käsitsi, siis sa saad teise numbri, mitu üldse proovis otsingut kasutada. Ja see oli ka käsitsi, kirjutasid üles mõlemad need numbrid. Ja siis kolmanda numbri saad ka veel, mida sa võtad ka kassitsi välja, et mitu nendest sai event, et 0 tulemust. Ja siis sa paned need 3 numbrid sinna Excelist ja arvutad kokku, mitu protsenti siis tuli. Ehk siis on päris palju käsitööd. Ja seda iga päev jälgida, mul on äkki vaja nagu see blogipostitus lõpetada või midagi muud ka teha, et kas ma ikka viitsin neid sinna Excelis arvutada. Ja selleks me loome teinekord lihtsamini jälgitav töölaua, et meil kogu sisutiim ja kogu veebitiim ja arendustiim saaksid siis teada seda, kus me praegu oleme parasjagu. Eks me oleme nagu võtnud nagu sealt need andmed välja, mis on vajalikud selle arvutamiseks. Ja siis me saame teha vajalikke muudatusi ja vaadata, kas läheb midagi paremaks ka. Ehk siis nagu see oleks lihtsam. Nüüd ma räägin natukene nendest, et mida tähendavad erinevad mõõdikud ja näitajad, mida me välja töötanud. Te võite kõiki neid minna ja defineerida ise Tag Manageri, kui te olete seda nagu tunnete ennast selles keskkonnas hästi, et see ei ole mingisugune salajane info. Ja mis siis näitab seda, et meil nagu navigatsiooniga on nagu halvasti. Ja meil on üks blogipostitus, mis näitab seda, kuidas Tag Manageri seadistada niimoodi, et sa saad nagu up and down vajutused kõigepealt ja et nad läheksid otsa Analyticsisse, kui keegi neid vajutab, et ei pea mingit veebivoodeme tagasi kasutama. Ühesõnaga probleemid. Kõigepealt, kui inimesed käivad edasi-tagasi, seda nimetatakse Pogostiki efektiks. Kui inimesed käivad, sul on üks leht, siis inimene käib ära ja vajutab back-nuppu, läheb tagasi, siis ta läheb teisel lehel, tuleb tagasi, ehk siis ta käib edasi-tagasi ja üks leht on nagu alati mingi stabiilne leht. Otsingus juhtub näiteks otsingu tulemused, detailvaade, seal vahel käib nagu pidev selline edasi-tagasi käimine.
Kui edasi-tagasi käimissessioonides on väga palju, siis see tähendab seda, et inimene ei ole päris kindel, kas see sisu, millele ta klikib, on päris see sisu, mis ta tahtis, ja siis ta tavaliselt pettub ja siis ta läheb tagasi. Ehk siis nagu mingil põhjusel ta arvab, et see võiks olla, aga ta päris kindel ei ole. Erinevus on veebipoodides, et on mingid tüüpi inimesed, et kui see on 10 toodet, et siis käiakse võib-olla edasi-tagasi nagu iga toote juures ja otsustatakse siis, aga üldiselt enamjaolt ei ole see nagu tüüpiline case. Mingid väheväärtuslikud vahelehed, mida kasutatakse niimoodi, et sellel vahelehel peatutakse hästi lühidalt, hetkeks. Ja tavaliselt need lehed on selleks tehtud, et navigatsiooni kuidagi lihtsamaks teha, et sa saad nagu näiteks lehtkategooriatest, palju kategooriat seal, ja teine leht alamkategooriatest, ja siis on lõpuks need sisulehed, et siis käid nagu läbi kategoorialehel, teed ühe kliki hästi kiiresti, alamkategooriate lehele, teed ühe kliki hästi kiiresti ja siis jõuad sisuni. Ma ei ütle, et need lehed halvad on, aga kui väga suur osa sellest veebilehest on sellised vahelehed, kus nagu väga pikalt ei oodata peatumist, siis tegelikult on probleem ebaefektiivsuses. See õnnetu kasutaja peab iga selle lehe ära ootama, millal see laeb, eks ole, tegema valiku, minema edasi. Et võib-olla me saame natukene lihtsamini seda ka teha. Aga võib-olla ei saa ka. See sõltub hästi palju sellest, nagu, mille jaoks me veebilehe oleme loonud ja mis on selle otsuse taga olnud. Surnud tühjad klikid, tühjad või surnud klikid, aga need on igal juhul klikid, mis ei peaks eksisteerima. Need juhtuvad siis, kui inimene vajutab pildile, aga pilt ei ole navigatsiooni element, ei vii kuhugi, ei tegi suurem pilt. Või inimene vajutab pealkirjale ja see pealkiri ei olnud link mingile alale. Surnud klikkide probleem on tegelikult mitte ilmtingamata kõige vanem probleem, aga ta on kindlasti nagu süvenenud või suurem probleem sellest hetkest, kui tekkis meie nutitelefonid või touchscreenid. Ja tegelikult väga palju surnud klikke tuleb sellest, et me eeldame, et väga palju rohkem elemente on klikatavad või vajutatavad, kui nad täna tavaliselt on. Kunagised disainimustrid olid hästi konkreetse klikkimisalaga, täna on see järjest läinud nagu selliseks hägusemaks. Ja me saame mõõta surnud klikke, me saame välja filtrida need klikid, kus inimesed tegelikult teevad kliki selleks, et selekteerida teksti, me saame teksti selekteerimise eventi välja filtreerida, ehk siis nende jaoks on võimalik teha mõõdetavad elemendid. Vihaklikid on see, kui ma ikka 3 korda üritan pildile klikata ja see pilt ikka kuskile viis, ma lõpuks on nii kuri, et ma teen niimoodi. Seda juhtub ka touchscreenis hästi palju. Ja vihaklikid on siis see, kus meil on nagu tegelikult tavalises seaduses mingi selline ajaline viide, kus me mõõdame seda, nagu, et kui palju nende klikkide vahel käib. Ehk siis mitu sekundit see klikkide vahel on, ja siis kui ta on nagu natukene kiirem, et siis me nagu eeldame, et okei, et see on nagu ilmselt see surnud klikk siis. Või see vihaklikk, vabandust. Lehe värskendamine, refresh. Millal me teeme refreshi? 2 sekundit möödas, midagi kerib, kuidagi ette ei tule, tundub, et mingi asi lehest ei lae ära, ma ei saanud tagasisidet lehel, et nüüd on tehtud, eks mulle tundub, et midagi on katki või pooleli. Ja siis, kui nagu ma just täitsin suure vormi ära, siis ma nagu ei taha seda refreshi väga vajutada, seepärast siis tavaliselt kaob info ära, kui väiksem leht on, siis ma nagu võib-olla juba natuke julgemini see teen. Aga tavaliselt refreshi nagu tegemine tähendab seda, et midagi ei tööta hästi. Siis tavaliselt me toome probleeme navigatsioonis välja sisugruppide kaupa. Miks? Sest tegelikult Google Analytics see iga leht, see detailina, et blogis artikkel see, blogis see artikkel see teine. Ma ei saa teha nagu mingit üldistust. Ma ei saa teada, et mu blogi artiklite template on nagu kuidagi vigane, vaid see kõik on nagu liiga laiali.
ja seetõttu me defineerime lehegrupid eraldi ära vastavalt sellele, mis meie eesmärgid on muidugi, mille kaudu me tahame teada, et kas meil mingid tüüplehed näiteks sisaldavad mingeid sarnaseid probleeme rohkem kui mingid teised. Ja see on siis üks selline töö, mis me siis Tag Manageris ka väga spetsiifiliselt teeme. Teinekord me saame seda automatiseerida, näiteks kui on näha, et tehnoloogia artiklid on kuidagi eraldi nagu märgistatud või vähemalt on öeldud, et kategooria tehnoloogia artiklid, et siis me saame seda grupeerimist teha automaatselt ka. Ja katkised lingid nii sisse tulevad. Nendega me saame siis vähemalt nii teha, et me suuname nad ümber siis, kui keegi meeleheitik kuskil suunab või siis, kui me oleme just midagi arhiveerinud, ära võtnud ja näeme, et inimesed ikkagi palju otsivad seda artiklit, et siis võib-olla saame sinna kaasajastatud info panna selle teema kohta. Ja veebisisesed katkised lingid siis, et meil endal kuskil lehel oli mingi link, mis viitas valele. 404 lehtedega on see, et Analyticsist paistavad nad vahest välja. Aga nad ei paista mitte kunagi URL-idena välja. Ehk siis need väljapaistmised on alati sellised, et kas nagu on lehe mingisuguse screen name'is sees või ta on nagu lehe peal näha ja vaikimisi siis Analytics ei korja need välja, sest URL-id jäävad alati sellisteks, mida üritati saada. Ja see on oluline informatsioon, et keegi üritas saada sellise URL-iga lehte, aga enamus veebihaldurid ei tea, millise URL-iga lehti neil ei eksisteeri või eksisteerib, et neid on lihtsalt väga palju. Sa pead väga süvitsi analüüsima. Ja seetõttu me teeme 404 lehe külastuseks eraldi eventi või sündmuse, mis siis kordatakse üles vastavalt sellele, mis lehele ette tuleb. Näiteks meil ongi mingid tüüpilised näited, see on 404 lehed. Ja sisu mittenägemise maht on kerimisega seotud. Teinekord on näiteks see, et külastajad ei keri üldse pikki artikleid või lühikesi artikleid ka. Vahest juhtub näiteks see, et mingi joon tekib foldi, vahetult enne foldi ja inimesed eeldavadki, et see leht ei saa rohkem kerida, ega see keegi selle väikest kerimist ei vaata tihti. Ja siis on nagu mingi teistmoodi käitumine, et meil on nagu selline pikk leht, ja siis käib nüüd kõp, kuni lõpuni välja vaadatakse, et mis toimub, kas on mõtet seda vormi hakata täitma. Ja siis käib kõp nüüd üles ja siis hakatakse seda täitma. Ehk siis, ja kui nagu hästi kiiresti keritakse alla, siis on selge, et seda keskel olevat osa, et seda nagu tegelikult ei loeta ega vaadata. Siis kasulik sisugruppide kaupa, seda on võimalik teha siis näiteks keegi jagas artiklit, keegi tegi oma selle südamemärkikese ja jättis omale meelde selle, eks ole. Ja siis võib ka paluda inimestel hääletada, et meeldis ja meeldinud. Ilma igasugust täiendavate kommentaarideta, kui nad ei taha neid anda. Et see on nagu kõige lihtsam viis saada seda tagasisidet ja mitte sundida inimesi nagu kogu romaani kirjutama, et miks neile see sisu ei sobinud. Ja nüüd, kui meil on indikatsioon, mis siin on valesti, siis me saame vaadata, siin midagi toimub. Lähme vaatame sügavamalt, mis päriselt toimub, miks see nii juhtub ja me saame siis paremaks teha. Tavaliselt ei ole ainult üks põhjus, miks need probleemid juhtuvad. Teinekord on nagu väga mitu erinevat asja langeb kokku lihtsalt ja me peamegi lahendama tegelikult mitu asja. Ja teinekord on, näiteks sama surnud klikid, et mul ongi veebilehed niimoodi, et pealkirjad ja pildid ei vii artiklini, siis tegelikult ma pean kogu veebilehel muutma selle ära, kogu see disaini mustri, mis tavaliselt nagu tähendab seda, et päris palju tööd tuleb uuesti läbi mõelda ja ära teha, selleks, et kogu veebis see toimiks jälle. Siin on üks näide siis navigatsiooni kasutatavuse mõõdikute töölauast, ühest meie varasemast projektist, viimasest projektist. Et siis siin on tühjad klikid, oli päris suur probleem. Katkiseid linke oli. Kasulik sisu ei ole probleemi näide, aga see näitab seda, et väga mitu asja leiti sealt. Ja siis kiire läbimine, et neid vahelehti oli siis päris palju.
Ja mitmekordsed klikid, mis on siis see vihaklikkide nagu see osa, see näite. Okay. Ehk siis seal üleval. Ja siis me võtsime 100%, leht oli mitmekeelne ja katkistajad lingid tõime ka välja ja võtsime 100% ja lahutasime kõik need probleemsed protsendid maha ja siis meil jäi natukene alles veel. Veebivormide puhul on tüüpilised probleemid siis see, et mingid valideerimisvead tekivad ja need ei ole nagu iseenesest probleem. Valideerimisviga, kui ta on hästi kirjutatud, aitab meid väga hästi kaasa, et sul on see väli täitmata või see peaks olema sellisel kujul või annab isegi mingi juhendi. Probleem on selles, kui me vorm on nii kehv, nii vähe annab informatsiooni ette, et inimene peab sealt nagu lihtsalt nendest veateadetest ennast nagu läbi närima, et teada saada, kuidas see vormi teha. Ma olen teinud kasutatuse testi, kus peale 3. korda, kui inimese valideerimise vigu hakkas nagu lihtsalt lapsima ja tegema mingit täiesti suvalisi asju, nagu igasuguseid probleeme tuli siis peale seda veel, sest ta läks lihtsalt närvi. Ehk siis nagu valideerimisteated on väga head, kuni need on mõõdukalt, nad on selgitavad ja aitavad kaasa, mitte et see vormi täitmine eeldabki, et ma lihtsalt saan kogu aeg need teateid ja siis ma järjest fiksin seda. Ja ma tahan teada, milliste väljadega meil probleem on. Ma tahan teada, milliste vormide puhul kõige rohkem inimesed neid saavad ja need saab siis kinni püüda. Igast ebaõnnestunud submitid, saatmised, salvestamised, vahest on valideerimisvead selle põhjuseks, aga vahest on neid vigu muudel põhjustel. Vahest on näiteks see nupp on helehall ja inimesed meile eetlikult üritavad sinna vajutada ja ei saa aru, miks nagu ta ei ole nagu vajutatav. Ehk siis nagu see ebaõnnestunud saatmine on oluline sündmus tihti. Abi vajamine ja kasutamine ei ole probleem iseenesest, aga see näitab selgelt seda, et inimesed vajavad lisaabi. Ja äkki ma saan oma vormi niimoodi disainida, et nad ei vajaks enam lisaabi. Oleks ilus. Lehe värskendamine, sama teema, mis ennem navigatsiooniski, vormi täitmisest või saatmisest üldse loobumine, hakati täitma, esimene väli täititi ära, siis ma ei tea, sai jõud otsa, info puudu ja mindi minema. Tavaliselt see näitab seda, et mul ei ole seda informatsiooni hetkel või mulle tundub ikkagi, et siin tuleb ikka liiga palju tööd teha või ta ei saanud aru, kuidas mingisugune väli nendest töötab hästi. Inimesed tavaliselt peale täitma hakkamist ei loobu täiesti ilma asjata. Et need inimesed, kes käivad lihtsalt vorme vaatamas, et mulle on väidetud päriselt, et inimestele meeldib neid vorme vaadata, aga minu tagasivõetlik hinnang on see, et inimestel on midagi muud ka teha, kui käia veebis vorme vaatamas. Ja siis vaiketekstide muutmine. Ehk siis, kui sul on vormil vaiketekst, et midagi on täidetud mingi kuupäevaga ja enamus inimesi muudab seda kuupäeva. Vaiketeksti mõte on see, et sa hoiad inimestel aega kokku. Aga kui suurem osa inimesi peab seda muutma hakkama, siis ei hoia aega kokku. Kui selleni, et siin vahel rääkisime, et kuskil oli mingi veateade või viga või see asi ei töötanud lihtsalt ilma, et sa pidid uuesti muutma seda vaiketeksti. Ehk siis, kui vaiketeksti muutmine on tihedam sündmus kui see, et nende mitte muutmine, siis ma muudaks seda vormi. Soostlemisega tegi ka igasuguseid probleeme. Ostukoodi hülgamine on suurepärane näite sellest, et inimene ladus oma ostukoodi täisele, jättis see välja ostmata, siis nagu kuskil mingi jama on. Midagi juhtus sellega. Kas aeg sai otsa või siis lihtsalt mingi valik juhtus või oli mingi tehniline probleem. Valideerimisvigade saamine, sama teema nagu vormide puhul, abi vajamine ja kasutamine, sama, lehe värskendamine viitab selle, et katki läksid asjad. Ebaõnnestunud ostusooritused vajutasin nagu maksa nüüd ja kord tehti tühjaks, aga mida ei ole tellimust pärast, aitäh lehele ei jõutud kunagi. Ja toodete ostukoodist väljaviskamine. See jälle sõltub, ma olen ideaalne näide sellest, kes laob ostukoodi täis ja siis hakkab järjest valima ja viskama välja.
Ma arvan, et ma ei ole väga eriline kasutaja selles osas, aga ma arvan, et järeldus on umbes selline, et valimise funktsionaalsus ja võrdlemisfunktsionaalsus on selles e-poes võib-olla ebapiisav kuidagi. Ja muidugi mind huvitaks ka, kui ma oleks veebipoe omanik, et millised tooted siis pigem visatakse välja ja millised jäetakse ja sellest saaks igasuguseid häid äriotsuseid teha. Siis on meil aeg läbi, aga otsingu probleemid veel. Natuke rääkisime edasi-tagasi käimisest, eks ole, kauged otsingu tulemused, ehk siis kui sa 3. lehele lähed ja kaugemale need otsingu tulemusi vaatama, siis tegelikult midagi on ebaefektiivne. Kas see otsingu tulemus on nagu kuidagi sorteeritud ebaefektiivselt või need tulemuslehti ei ütle piisavalt hästi seda, milline tulemus sealt tuleb, või mingil põhjusel see inimene peab lihtsalt kõik need lähed käima läbi ennem kui otsuseid teha, mis ma ütleks siis, et on probleem selles, et mitu elementi lehel on, ehk siis on igal juhul efektiivsuse probleem. Otsingu kasutamisest loobumine, panen kinni selle, aga siis meil on selline äge termin nagu globetrotting, mis tähendab seda, et sa tegid otsingu, siis mõtlesid, et otsing ikka ei tööta üldse, ise lähed peamenüüsse või alusesse ja mõtled, et ma leian menüüst ise üles seda. Ja see tihe otsingusõna ümberdefineerimine, tihe filtrite ümberdefineerimine näitab ka seda, et inimene veel otsib seda võimalust, kuidas sa seda õiget tulemust ikkagi saaks. Ja kui need nagu otsingusõnad väga sarnased on, siis ta proovibki siis endast anda parimat, et leida seda, mis ta otsib, aga tundub, et see otsing ei tööta päris nende sõnadega, mis tema arvas. Ja siin on just üks näide, siin on vähe mõõdikuid, see eelmises näites oli natuke rohkem neid, et siin on näiteks üks otsingutulemused puuduvad, näiteks 30% sessioonidest saavad inimesed, kes on siis kasutanud otsingut, saavad inimesed siis 0 tulemust. Sisuliselt nagu 0 tulemust on nagu see, et meil ei ole mitte midagi sulle soovitada selle sõna peale. Ja see on üks väiksemaid protsente, mida ma olen näinud. Et see on päris suur probleem tegelikult. Jah? Nii, ja tehtud ongi. Aplaus! Nii, mul tekkis kohe küsimus, et sa näitasid seda imelist kasutatavuse töölauda, et oletame, et ma olen siin mingi erasektori ettevõtte ja tahaks endale ka, et kas ma kirjutan sulle või kuidas seda saaks ja palju maksab? Alati võib mulle kirjutada, mulle meeldib kirju saada, viimasel saan neid vähe. Alati võib oma kontaktiga TVN-ist võtta ühendust, siis alati võtta õigesse kohta, Kauriga võib ühendust võtta, ta hea meelega, meil on siin Sirli, näe seal taga, seal lehvitab, vaadake. Siis meie seisi, tavaliselt nende töölaudadega on see asi, et ja veebis on vorm, me mõõdame seda. Et tavaliselt need töölaudadega on see, et see kõik ei sobi kõigile. Et me tavaliselt ikkagi vaatame, mis on need kõige kriitilisemad asjad. Kui on näiteks väga palju vorme veebis, siis see mõjutab seda hinda, seepärast, et me peame need tegevused püüdma kinni kõikide nende vormide kohta. Et see hind sõltub sellest tegelikult, kui suure skoobi me üldse valime. Minu soovitus ei ole see, et võtke kõik moodulid ja hakake kõiki kasutama. Minu soovitus on see, et vaadake, mis potentsiaalselt mõjutab teie äri kõige rohkem. Kas navigatsioon, kas ostusooritus, kas otsing. Või siis teises mõttes, et kus te kõige vähem teate, kus te kõige vähem kindlad olete. Et otsing on üks selline asi, mis nagu kipub alati failima, sõltub väga sisust, mida spetsiifilisem valdkond, näiteks Euroopa toiduohutusele me tegime, siis seal kõige suurem probleem oli 0 tulemus lihtsalt sellepärast, et inimesed ei osanud neid keemilisi elemente kirjutada korrektselt. Ehk siis täiesti loogiline, aga võtke see, mis teid potentsiaalselt võiks mõjutada lehel kõige rohkem. Ja sellest siis sõltub nagu tegelikult kõik ülejäänud tegevused.
Siis minu soovitus on veel kõigepealt need tag'id seadistada alustuseks. Te võite mingi aeg nagu täiesti endale ise proovida need tag'id seadistada või oma mõne muu analüütika partneriga neid panna paika ja hakata vaikselt vaatama. Aga jällegi mingil hetkel see, nagu ma ütlesin, siis sest Google Analyticsist nagu selle info välja toomine on tegelikult päris suur töö ja ma olen näinud, et isegi kui need sündmused on nagu seal olemas Analyticsis, nagu siis seda ka kasutatakse vähe, seepärast, et sa oled lihtsalt nii kaugel. Ja alustage kas või vähesest, nagu, aga siis teil on vähemalt nagu teada, et mis seis on hetkel ja siis te saate otsustada, mis edasi saab. Nii, ja kas saalist on muidu veel küsimusi? Vaikus. No? Ma juhtikult tahaks sotsiaaldemograafilist analüüsi teha, kas ma saaks teada sinu dashboardist, et mis keeles kõige rohkem vihaklikki tehakse? Jaa, siin on nüüd vahe, kas sul leht on ise mitmekeelne või sa tahad teada seda, mida kasutajad arvavad nende põhiline keel on, või see, mida Google Translate sellest lehest teeb. Et need on väga erinevad stsenaariumid ja tegelikult neid saab püüda. See viimane on kõige keerulisem, aga me juba mõtlesime välja selle. Et selles mõttes, ja siis sa saad näiteks dashboardi peal kohe, see navigatsiooni dashboardi tahtsid, vabandust. Kohe tuleb. Nii, ehk siis siit sa saad filtreerida välja ja näha seda, need mitmekordsed klikid, et me tegelikult vahest päriselt tõlgime selle rage-klikiks ka, aga see sõltub jällegi sellest, kes meie tellija on ja milline tema tiim on ja kuidas ta tahab aru saada sellest. Ja saad erinevad numbrid siis, et need on kõik tegelikult klikatavad seal niimoodi, et sa saad nagu välja filtreerida, kuni selline, et näiteks sa saad teada millised suurimate probleemide arvuga lehed on või millised suurimate probleemide arvuga vormid on erinevates keeltes ja tegelikult vahest on ka seadmed siin, seadmete kategooriad siin, et sa saad näha näiteks, kuidas see kogemus seal mobiilis on ja keeled mobiilid siis nagu kombod. Ma saan aru, et see on siin säbruline, sellepärast, et seal on päris kliendi andmed tegelikult all olnud. Jah. Nii, aga võtame saalist viimase küsimuse, enne kui me siin jookide ja snäkkide juurde lähme. Et on veel mõni küsimus? Tuleb üks viimane julge. Ma äkki ühendaksin enda teema ligipääsetavuse ja siis selle Google Analyticsi osa, et tihti küsitakse minult tegelikult, et kas me ei saa vaadata kuidagi veebianalüütikast, et kui palju käiakse minu lehel näiteks ekraanilugejaga või kui palju käiakse minu lehel niimoodi, et navigeeritakse ilma hiireta, kas siis klaviatuuri või mingi muu tehnoloogiaga, et kas seda tegelikult on võimalik kuidagi vaadata või on selline andmete kogumine, selliseid andmeid ei tohi koguda inimestele? Võib, kui nad lubavad, ehk siis selleks see cookie policy asi on, et alati on võimalik paremini kirjutada seda cookie policy't, et nagu nad saaksid aru sellest. Teatud seadmeid on võimalik näha, klaviatuur on nagu lihtne asi, aga näiteks kui on ekraanilugeja, siis seda on tegelikult suhteliselt keeruline tuvastada, et seda ei saa kätte niisama lihtsalt. Ja siis me peaksime juba minema juba väga kaugele, mis juba läheb väga kahtlaseks ja enam ei lubata. Üks võimalus on vaadata, et kas mingi teisaseid käitumisviise on näiteks, fookuselementide nagu järjestus näiteks on nagu suht hea vihje juba, et kui väga järjest minnakse või siis käitumised nende nupuvajutuste kombinatsioonidega. Kas või see Google Translate'i teema, tegelikult me saame seda ka kaudselt teada, et kui leht väga suures mahus muutub näiteks peale algset laadimist, et on teisased vihjed, mida me saame kinni püüda. See sõltub nüüd case by case ja tegelikult sõltub ka väga palju sellest, kuidas leht üles ehitatud tehniliselt on. Kui on lihtsam HTML leht, natukese JavaScriptiga, siis on nagu seda okei teha, aga me kõige rohkem pead on muutnud mingid
sellise JavaScripti raamistikega nagu mingid jQuery'd ja mingid muud asjad, nagu, mis nagu kuidagi ei anna nagu tagasi, et nad muutsid midagi nagu. Et see leht juba laeb uus leht nagu, ja siis nagu võib-olla tuleb paremal juhul, et nagu midagi muutus. Et nende sündmuste puhul siis me peame arendajatega koostööd tegema, et need ilusti kätte saada.